A Stooge? Mis tõend see oli? Kas näiliselt täiuslik isa ja abikaasa tappis tõesti oma naise, kui nende lapsed magasid läheduses? Caleb Flynn oli esmaspäeval taas kohtus ja kohtunik tegi olulise otsuse, mis võib sellele küsimusele lõplikult vastuse anda. Me käsitleme Law and Crime'i esitatud juhtumit. Mina olen Chris Stewart. Caleb Flynni loo kajastamisel viimaste nädalate jooksul olen mõelnud, milline võis elu olla enne veebruari 16. päeva varahommikut. See polnudki nii ammu, kui Flynni perekond, vähemalt väljaspoolt vaadates, elas justkui sellist elu, millest enamik inimesi unistab ja mida enamik tahab. Aga nüüd on see Caleb Flynni tegelikkus selle tõttu, mida ta väidetavalt tegi. See on video temast täna Ohios taas kohtus. Ja tema puhul tegi kohtunik mõned suured otsused, millest me kohe räägime. Nüüd, siin on selle juhtumi põhitõed. Ja iga kord, kui Caleb Flynn kohtusse läheb, saab see üha rohkem tähelepanu. Sest see on lugu, mida on lihtsalt nii raske mõista. Ja ausalt öeldes on see lihtsalt nii südantlõhestav. Caleb ja Ashley Flynn kasvatasid oma 2 väikest tütart oma kodulinnas Tip Cities, Ohios, mis asub Daytonist põhja pool. Ja see oli paar, kes oli aktiivne oma kirikus. Ashley oli olnud õpetaja kohalikus koolis. Ta oli ka põhikooli võrkpallitreener. Caleb töötab põrandakatteid paigaldavas ettevõttes ja ta oli ka ülistusjuht ning mängis kirikuansamblis. Aga sellist elu enam ei ole. See on purustatud. Ja vähem kui 2 kuud pärast seda, kui Ashley surnukeha leiti Flynnide kodust kuulihaavadega, Caleb hüperventileeris ja väitis, et seda tegi sissetungija. Me võiksime teada saada, kas tema oli see, kes tegelikult päästikule vajutas, nagu politsei on väitnud. See on video Caleb Flynni kohtus esmaspäeval, sellel kohtueelsel istungil. Ta on olnud vanglas alates oma arreteerimisest 19. veebruaril, mis oli 3 päeva pärast Ashley tapmist. Tänasel istungil määras kohtunik Calebi kohtuprotsessi kuupäeva ja praeguse seisuga on see kohtuprotsess kiiresti läänemas. Enne kui me jõuame kohtusaali ja räägime tänastest sündmustest seal, võtame kokku, mida me seni Caleb Flynni vastu esitatud süüdistuse kohta teame. Jumal. Miami County 911. Jumal. Keegi murdis mu koju sisse. Keegi lõhkus mu kodu. Kas on ikka veel seal sees? Ma ei tea. Palun, vabandust. Palun. Mida sa näed? Minu naine on... Seal on 2 kuulihaava pähe. See oli õudusunenäo algus, mis väidetavalt leidis aset Flynnide kodus 16. veebruaril. See oli umbes kell 2:30 öösel, kui Caleb helistas politseisse ja karjus, et keegi oli nende koju tunginud ja tema naist, Ashleyt, tulistanud, nagu ta ütles hädaabikõnes. Ta ütles, et teda tulistati 2 korda. Nüüd kiirustasid korrakaitsjad sellesse majja vaikses tupiktänavas Tip Cities, Ohios. Ma kontrollisin seda just siin. Midagi muud ei ole. Olgu. Olgu, kas sa oled kontrollinud? Kas sa oled seda kontrollinud? The 911, yes. Praegu ei tule siia keegi teine. Punkt. Ei, iga uks korra. Olgu. Jumal küll. Jumal küll. Jumal küll. Jumal küll. Jumal küll. Sets, kas sa tahad istuda? Ei. Olgu. Kas ta on näinud? Vaata mulle otsa. Hinga sügavalt sisse. Vaata mulle otsa. Mul on vaja, et sa hingaksid, eks? Tule ja puuduta mu kella. Mida ma teen oma tütre jaoks praegu? Praegu on mul vaja, et sa hingaksid, eks? Kas sul on pereliikmeid, kellele saad helistada? Hästi, kus su telefon on? Kas sa tahad oma perele helistada? Oota korraks. Corey, kas sa jälgid teda? Jah. Jah, ainult üks inimene. See uks seal on lahti. See tagumine uks on lahti. Kas väljas on valge? Sest ma ei näe. Kas see on kapp? Olgu.
on küll. Kas me peaksime ta kaasa võtma? Okei, vaata seda. Ole ettevaatlik. Oh ei, see on tüütu. Kas sa näed verd? Ma lähen ja teen selle korda. Hei, keegi jälgib teda. Keegi peab jälgima. Jah, ma olen siin minuti pärast. Ma ei ole täna eriti valmis rääkima. Kus ta on? Tahad, et ma helistaksin? Tule üles, kui soovid. Kas selles majas on tulirelvi? Mul on jahipüss. Olgu. Ma ütlesin, olgu. Haavlipüss ja 22 kaliibriga relv ning midagi õhupüssi taolist. Mul on püstol mootos. Olgu. Kinderläkes. Olgu. Politsei poolt avaldatud kehakaamera videos on hägustatud see, mida politseinikud näevad, kui nad Flynnide majja sisenevad, kuid heli on alles ja sa kuuled, mida nad ütlevad. Politsei üritab praegu lihtsalt fakte koguda, kuid on näha ka seda, et nad panevad tähele, et sõiduki keskkonsool on lahti. Nad märkavad ka, et garaažis on uks lahti. Nüüd ütleb Caleb, et ta hoiab oma auto kindalaekas käsirelva. Praegu pole veel selge, kas politsei on mõrvarelva selles juhtumis leidnud. Kui politsei jätkab maja läbiotsimist, lähevad nad tubadesse, kus tundub, et Flynni tütred veel magavad. Istu diivanile, eks? Kas ma võin kellelegi helistada? Tja. Kas see on lihtsalt tuba? Kas see on lihtsalt tuba? Olgu. Terfeam palub kontrolli teha. Rebecca, Sean, kas ma võin siin olla? Clear. Ema on akna juures ja aitab. Kuhu koori läks? Mis tuba see on? Siin. Tüdrukuga on kõik korras. Jah, tüdrukutega on kõik korras. Olgu, sinuga on kõik korras, Sadam. Oota korraks. Kas ma vaatan oma e-kirju? Kas ma pean kellelegi helistama? Oota korraks, kallis. Oh, jumal küll. Kas sa tahad tal lubada? Oh, jumal küll. Oh, jumal küll. Oh, jumal küll. Kas toimub pallimäng? Põik. Kas ta on läinud? Ei. Ma ei saa. Kas ta on jalutuskäigul? Kas sul on vaja kontakt? Kas sa tahad minu eest koerajalutajaga tegeleda? Palun, koerajalutaja! Corey, kas me tahame lasta tal kellelegi perest helistada? Või ei? Tal on lubatud perele helistada, aga nad ei tohi siia majja sisse tulla. Olgu. Me ilmselt ei peaks. Jah. Olgu. Jah, mõlemad tüdrukud olid, nad nagu ärkasid üles, kui me sisse tulime.
Jazzist. ma ei taha küsida. Ma ei taha temalt praegu küsimusi küsida. See on lõbus, see on okei. täiuslik. Istu maha, kalliseks. Ja istu. Oh jumal küll, oh jumal küll, oh jumal küll. Ma armastan sind. Kas sa saad mulle tema andmeid öelda? Ma tean, et see on tõesti raske, eks? Mis su nimi on? Caleb. Vabanden, olgu. Oh jumal küll, kõik. Oh jumal küll. Oh my god, oh my god, oh my. Sa võid perele helistada muide. Nad lihtsalt ei saa siia majja tulla. Nad ei saa majale lähedalegi tulla ega midagi sellist. Ma helistan emale. Mu vanemad elavad Minnesotas. Okei, enne kui sa seda teed, kas sa saad mulle ühe teene teha? Okei, mis on tema ees- ja perekonnanimi? politsei katkestas siis heli. Nad näivad varjavad seda, mida Caleb täpselt oma naise kohta ütleb ja mida ta väidetavalt räägib majas toimunu kohta. Nüüd, Caleb ei olnud mitte ainult näiliselt armastav isa ja abikaasa, vaid ta oli ka üsna edukas muusik ja ta oli kunagi osaleja American Idoli 12. hooajal umbes aastal 2014. Nii et ta on keegi, kes läheb, teeb kohtunike näiteks Simon Cowelli ees ilmselt suurepärase esinemise ja saab kuldse pileti Hollywoodi. Ta ei pääsenud küll järgmisesse vooru, kuid teda näidati saates piisavalt, et talle anti väike lõik. Ja selles lõigus küsiti temalt, ta tutvustas end ja rääkis, kes ta on. Ta ütles, et on iseenda sõnul suur nutja. Samuti on ta mees, kelle jaoks usk on väga oluline. Ja temalt küsiti, mis teeb sind ainulaadseks? See on see, mida ta ütles. Tsitaat. Ma armastan issandat kogu südamest. Ma armastan oma naist rohkem kui midagi muud. Ta on väga-väga ilus. Ma armastan teda. Ta ütles ka, et Ashley oli see, kes utsitas teda uuesti proove esinemisele minema, sest ilmselt oli ta varem juba proovinud. Esimesel korral ei õnnestunud. Aga tema ütles, et sa peaksid tagasi minema ja uuesti proovima. Nüüd, tuginedes kõigele, mida me seni Caleb Flynnist teame, tundus ta vähemalt väljaspoolt vaadates olevat viimane inimene, kes teeks midagi sellist nagu oma naise tapmine. Kehakaamera salvestiselt umbes 45 minutit pärast majas viibimist näeme, kuidas Caleb tuleb välja ja kallistab emotsionaalselt kedagi, kes tundub olevat pereliige või lähedane sõber. Sa sööd tõesti oma enda pitsat. Oh! Sa oled. Enda. Oh, jumal. Ma ei saa aru. Kas sul on vaja meeskonda, kes sinu eest hoolitseks? Jah, tule siia. Kas sinuga on kõik korras? Kas keegi peab sinu eest hoolitsema? Kas me saame lihtsalt nii teha? Ma ei tea, mida teha. Ma ka ei tea, mida teha. Ma ka ei tea, mida teha. Ma olen lihtsalt šokis. Ma olen šokis. Kas sa tahad lihtsalt trepiastmetele istuda? Jep. Ja. Anna talle tekk.
kes seal taga ringi kõndis? mis see on? Kes seal taga ringi kõndis? Asetäitjatele? keegi meist ei olnud seal taga ringi kõndinud? Ei. Kas sa ei taha, et me seda teeksime? ma ei arva, et ma ei taha, ma kavatsesin koertele siin väljas öelda, ma läksin koerte juurde. Ma lihtsalt lasin ringi käi üles panna, ma ei tea, Colt võis mõnel pool liitu üles panna. Jah. See olekski olnud kõik. Jah, olgu. Ainus valik, nad võiksid tuua drooni, aga sa ei tea isegi, mida sa otsisid. Ma kuulsin seda. Ma otsin seda, külmusin ära. Ma jooksin. Ja see uks on pärani lahti. Kui kaua sa olid siin enne, kui me siia jõudsime? Umbes 20 sekundit. Jah, mitte väga kaua. Okei. Ma arvan, et olen teie tuletegu ma näinud. Ühtegi autot ei tulnud välja sõitmas. Jah. Ma ei näinud ühtegi pähklit. Oota, ma ei näinud ka midagi. Kõik oli üleval kõrgen. Esimene tuli sisse, ma nägin, et ta liikus kiiresti ja nad ütlesid, et anna mulle tõeline märguanne, kui alla lähed, nii et ma ei karda kedagi. Jah. Ma ei leidnud sind esimesel korral üles. Noh, see tagumine küljeuks ongi lahti. See on ikka veel lahti. Jah, on küll. Nüüd, tundidel pärast Ashley tapmist ütles politsei, et nende tööhüpotees oli, et tegemist oli murdvargusega, mis muutus surmavaks. Seda ütles Caleb. Politsei tuli, lasi droonid õhku, neil olid koerad maa pinnal. Nad ütlevad, et ei leidnud ühtegi märki sissetungijast. Üks asi, mida kehakaamera videot vaadates märkad, on see, kui professionaalsed politseinikud tunduvad olevat, isegi kui abikaasa on selgelt hüsteeriline selle üle, mis tema sõnul juhtus. Aga politsei, hoolimata sellest, kui emotsionaalne Caleb on, tundub tema loo suhtes siiski mõnevõrra kahtlustav. Kõik! Jaa. Tagumine uks on lahti. Seal küljel on nagu uks. See on lahti, nii et... Kas te kontrollisite garaaži ala läbi? Jaa. Meie ei teinud seda. Veoki keskkonsool on lahti ja ta ütles, et seal ta hoiabki oma relva. Nii et... See saade. Nein. Kas samas toas? Jaa. Tema vuudis. Tere, Harry. Ma ei ole temaga rääkinud. Corey on see, kes temaga rääkinud on. Nüüd. Siin on kehakaamera video, kus politseinik räägib kiirabitöötajaga sellest, mida ta sündmuskohale jõudes nägi. Ma tean, et sa pole kindel, kui ma seda küsin. Kui kaua sa arvad, et ta on läinud olnud? Mitte kaua, okei. George hakkab välja uurima, miks kurat, kus ta on. Tulime siia seoses sissemurdmise teatega. Jah, ma arvan küll, aga mitte meie oma. Aga nad saavad tema keha katsuda. Olgu, siis nad ei suuda sulle aega öelda. Olgu. 5 tundi pole veel möödas. Ma olen viimasel ajal mõelnud... Värv oli ta veel. Jah, olgu. Olgu. See on suur asi väljumistoas. Ma näen seda enda peal, seda. Ma ei pea databerdis nime saama, sa võid hiljem jaama tulla. Jah, me läheme toome selle ära. Me võime ka koos aega veeta, jah. Kui sul on õigus, jah. Me jääme ka siia aega veetma, kuni detektiivid kohale jõuavad. Olgu! Nii et... Yeah! Politsaid näib kindlasti olevat küsimusi, kuid nad ütlevad, et kuna Caleb on nii hüsteeriline, ootavad nad, kuni ta rahuneb ja detektiivid kohale jõuavad. Nüüd on siin sõber, kes lohutab Calebi tekiga ja esitab politseile küsimusi. Lihtsalt juhtus nii, et ta just helistas mulle. Jah, ma ütleksin ilmselt. Umbes 40 minutit tagasi. Ma olen selle poolt.
Ta eksib nii väga, tead küll. Ta teeb seda, ta käskis mul kalendriga magada. Oh jumal. Ma poleks pidanud kuulama. Nüüd lõpuks viiakse Caleb mähituna sellesse tekki politseiauto juurde, kus politsei ütleb, et ta läks vabatahtlikult politseijaoskonda küsimustele vastama. See on nüüd video sellest, kuidas Caleb annab vabatahtlikult oma DNA politseile. Selle kehakaamera videol pole ajatempleid, seega me ei tea, mitu tundi pärast politsei saabumist Kalevi majja see toimub. Mul on kahju, et pean teiega sellistes oludes kohtuma, härra. Võite mind lihtsalt Villiks kutsuda. Mis teie eesnimi oli, härra? Caleb. Hästi. Mu vanemad tulevad väljaspoolt linna, nagu ka mu telefon ja kõik muu. Ma üritan kõik sellega seoses korda ajada. Ja tead, me vaatame, mida saame teha, et nad võimalikult kiiresti sulle tagasi anda. Aga kahjuks on selles olukorras meie jaoks üsna tavaline, et me valime kõik välja. Olgu. Ma lähen nüüd välja, kuna sa tegeled temaga. Kui sul midagi vaja on, siis lihtsalt. Olgu. Hästi. Päris lihtne protsess. Nii et muidugi, detektiiv Morgan. Mul on üks... Aitäh. Ma nagu ütlesin sulle. Nii et me võtame puute DNA-d asjadelt, mis jäeti elukohta. See välistaks sind. Nii et kui kriminalistika labo seda näeb, siis nad ütlevad, et okei, see ühtib maja omaniku omaga. Nii et me peame teadma, kas see sobib või mitte. Kui ei sobi, siis on meil teine profiil ja me peame välja selgitama, kellele see kuulub. Nii et nende puhul... See on väga lihtne, steriilne. Uus pakend. Kui sa lihtsalt avad suu, siis ma panen selle sisse ja keerutan seda paar korda su põse sees. Meil ei ole nüüd Calebi ülekuulamise video. Tundub, et selle juhtumi see osa, kuigi nad on avaldanud kehakaamera video, on need osad, mis on ära jäetud, tõesti need üksikasjad, mis võivad kohtuprotsessi kas õnnestuma või läbi kukkuma panna. Kohtutoimikute põhjal teame, et 911 kõne ja kehakaamera video põhjal tundub, et saad aru, mis on tema versioon loost. Aga mis on praegu veel suur küsimus? Millised olid need tõendid, mis konkreetselt ajendasid politseid ütlema, et Caleb Flynn on see, kes väidetavalt tappis oma naise? Praegu me ei tea ka, kas väidetavat motiivi üldse on. Politsei ei ole seda veel avalikult välja toonud. Ma ei tea olukorra kohta eriti midagi peale selle. Kõlab nagu kodu sissetung, mis läks valesti või midagi sellist. Olgu. Las ma küsin kiiresti detektiividelt, kas neil on seda vaja. Ma ei tea, kas neil on tegelikult sinu boksereid vaja. Kui on, siis ma küsin seda. Nüüd on see hetk, kui Caleb arreteeritakse. Hästi, Kaleb. Ma tahan, et sa tõuseksid püsti minu jaoks. Hästi. Astuus ettepoole. Mis on? Pöörake see minu jaoks välja. Härra. Me ei hakka seda siin arutama. Okei, pange käed kokku. Kas Patrik helistas sulle? Mis on? Kas Patrik saab sulle helistada? Ma ei teadnud, et ta selle pärast helistas. Nii et tema advokaat peaks talle praegu helistama. Olgu, jah, me võtame temaga ühendust. Ma olen viisakas, ma teen koostööd. Nii et... Ma ei vasta sellele küsimusele. Kas sa tahad, et ma annaksin talle kiiresti ja kallistuse? Selle jaoks. Ma küsin selle jaoks. Ma küsin selle jaoks. Ei, selle kohta eriti mitte. Seda. Ma küsin seda. Ma küsin seda. Ma küsin. Härra, kas teil on midagi, mis võiks mind torkida, näiteks nõelu või midagi teravat? Tal pole isegi päevi olnud. Kas saatsid vähemalt natuke vett? Ära anna talle kasulikku infot. Meil oli mitte prioriteetne kõne, siis tuli mulle üks toode sisse.
Lõdvestage korraks käsi, härra. Kas saate korraks jalad harki ajada? Ja pole selge, kes see inimene on, kes on Kalebi kõrval ootealal, kuid see on lihtsalt veel üks näide inimesest, kes ei suutnud uskuda, et just tema oleks see, kes tappis oma naise, nagu politsei väidab. Kalebile pannakse käerauad ja ta viiakse maakonna vanglasse. Kui Kaleb esimest korda kohtusse ilmus, küsis kohtunik temalt, kas tal on midagi lisada. Ja see on see, mida ta ütles. Kas sa tahaksid mulle selle kohta midagi öelda? Härra, ma tahan lihtsalt oma tütarle eest hoolitseda. Ma ei kujuta ohtu. Ma saan aru. Hästi. Kohus määras selles asjas $2 miljoni suuruse koondkautsjoni, mis katab kõik sinu süüdistused. Kui sa selles asjas kautsjoni maksad, määrab kohus sulle elektroonilise valvega koduaresti kohtueelse järelevalve all. Lisaks määrab kohus, et sul ei tohi olla mingisugust kontakti ei otse ega kaudselt kolmanda isiku kaudu. Caleb on olnud vanglas alates oma vaistamisest. Suur vandekohus esitas talle Ashley surmaga seoses peaaegu 10 süüdistust. Caleb ei ole end talle esitatud 11 süüdistuspunktis süüdi tunnistanud. Tema kautsi on määrati $3,5 miljonit. Kalebit süüdistatakse raskendatud mõrvas ning ta seisab silmitsi veel 3 mõrvasüüdistusega Ashley surmaasjas. Ta seisab silmitsi ka 2 süüdistusega raskes kallaletungis, 3 süüdistusega tõenditega manipuleerimises ning 2 süüdistusega advokaadi, ohvri või tunnistaja hirmutamises kriminaalasjas. Ja seni pole veel selge, keda Flynni väidetavalt hirmutas. Nende mõrvasüüdistustega on seotud ka tulirelva käsitlevad lisasätted. Tip City võimude pressiteates kirjutati, tsiteerin, kui Flynn mõistetakse süüdi, kannab ta eluaegset vanglakaristust ilma võimaluseta tingimisi vabastamiseks. Surmanuhtlus on seaduses olemas. See on Ohios seaduslik, kuid kedagi pole alates 2018. aastast hukatud. Flynni toodi täna taas kohtusse selle eelkohtuliku istungi jaoks ning kõik senised menetlusmaterjalid on prokuratuurilt kaitsjale üle antud. Saime teada, et juhtumi edenedes antakse lisamaterjale, nagu nad ütlevad. Seejärel ütles kohtunik, et kohtuprotsessi kuupäev on paika pandud. Praegusel hetkel on härra Mulligan teatanud, et tema klient ei kavatse menetlustähtajast loobumise avaldust esitada, seega määras kohus selle kohtuprotsessiks. Kas see on õige, härra Mulligan? On küll, teie aukohus. Hästi. Nii et praeguseks on kohtuprotsessi kuupäev määratud 28. aprillile, see on teisipäev. See saab olema 2 nädala pikkune kohtuprotsess, mis algab sel kuupäeval kell 8:45 hommikul. Lisaks, kui kaitseadvokaat soovib uuesti kaaluda menetlustähtajast loobumise avalduse esitamist, on kohus määranud selle arutamiseks menetlusseisu istungi 6. aprillile kell 14:00. Ja see tähtajast loobumine käsitleb konkreetseid tingimusi, mille kohus on kehtestanud. Nii et 28. aprill oleks veidi rohkem kui 2 kuud pärast seda, kui Caleb Flynn väidetavalt tappis oma naise. Nüüd on võimalik, et sellel 6. aprilli istungil palub kaitse Caleb Flynni juhtumi ettevalmistamiseks rohkem aega, mis nihutaks kohtuprotsessi kuupäeva edasi. See on ilmselgelt väga avalik juhtum ja süüdistused on uskumatult šokeerivad. Ja siis on olemas sellised tõendid nagu kehakaamera video. On olemas ka 911 kõne, mis on avalikustatud ja mis on hoidnud selle juhtumi pealkirjades ning mille jälgimise vastu tunnevad paljud inimesed huvi. Samal ajal püüab kaitse piirata avalikkuse ette jõudva teabe hulka, kui see protsess edasi liigub. Oleme siin ka istungil, kus arutatakse taotlust menetlusmaterjalide levitamise keelamiseks, samuti muid võimalikke tõendeid, mida selles kohtuasjas võidakse esitada. Kaitseadvokaat esitas selle taotluse alles eelmisel nädalal. Minu arusaamise järgi soovib advokaat praegu selle edasisele arutamisele suunata ning me arutame seda seisundistungil. Ja härra Mulligan, praegu paluksin teil esitada ametlikult taotluse tänase istungi edasilükkamiseks. Selle taotluse osas ning määrata ajakava 6. aprilliks, mil toimub tegelik istung. Aitäh teie aukohus. Ma hindan esiteks seda arutelu, mis meil sellel teemal oli. Teiseks ma hindan seda mõistmist, mis oli
arutatud ja ma hindan seda, et täna on vaja edasilükkamist vähemalt nädalaks, kuni toimub seisundi arutelu, mis määraks vajadusel võimaliku kohtuistungi kuupäeva. Senikaua peame selle konkreetse küsimuse üle arutelusid nii sisemiselt kui ka väljaspool kontorit. Aitäh! Kas see on ametlik taotlus, härra? On küll, aitäh! Aitäh, kas riigil on vastuväiteid? Vastuväiteid ei ole. Hästi. Kohus lükkab mõjuval põhjusel avalikustamise keelamise taotluse arutamise edasi. Arutame seda edasi 6. aprillil menetlusseisundi istungil. Selle taotluse menetlemise ajal palub kohus advokaatidel säilitada senine olukord seoses mitteavaldamisega ning hoiduda igasugusest tõendite avalikustamisest selles asjas. Või sellest rääkimises, kuni see küsimus on lahendatud. Kaitseadvokaat. Aitäh, hästi. Härra Watkins. Vastuväiteid ei ole. Kas on veel mõni teema, mida peame arutama? Lihtsalt protokolli huvides kohtunik tänase istungi puhul järgiti Marsoni seadust. Aitäh. Härra Mulligan, kas midagi veel? Ei, aga aitäh, kohtunik. Hästi, siis näeme teiega uuesti 6. aprillil kell 14.00. Kui rohkem midagi pole, on istung lõppenud. Nii et taas, 6. aprill on järgmine oluline kuupäev selles kohtuasjas, mis puudutab Caleb Flynni ja ta jääb endiselt vahi alla. Ja ta näib jätkuvalt kinnitavat oma süüdistust ja vastu, mille kohaselt just tema tulistas oma naise surnuks. Sellega on kõik saatega On the Case, mida esitleb Law and Crime. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Samuti edastame otseülekandeid Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtumiseni järgmisel korral.